Tere! Oleme siin Mäetaguse Ubase stuudios ja hakkame siis vaatama sellist asja nagu Eesti meistrivõistluste 2020 esimene wildcardi võistlus. Minu nimi on Antoni Enden, minuga siin stuudios on keegi muu kui moegurmaan ise, Jako Känd. Heippa hei ka minu poolt! Oleme siin tõesti siin Mäetaguse green roomis ja asume siis vaatama wildcardi mängu, kuninglik karu, Mäetaguse discgolfipark ja parriks on meil palju. Päris palju on. Ja siin hakkame siis järjest võtma ette mehi, kes siin feature cardil mängivad. Esimesena tiialal Rasmus Metsamaa. Kaunis sinine särk, sinine müts. Aga liiga kõrge sokk, ma ütleks kohe ausalt ära nagu, et võiks natuke madalama panna. Sest vise on piisavalt kõrge. Ohoo! Ja üllatas isegi sisse minna. No, siin on green hit on kirjas. Nüüd siis Rauno Esaul kaunite lokkidega ja läheb Aiserist teele. Ja siin on juba OB õngu. Ja nii ta on. Pigem on. Nii, siin on siis Malmpoiss. Joo. Malmpoiss oli siis paar päeva ennem teinud tugeva treeningringi alla. Väga hea tulemuse. Vaatan, kuidas siis siin ring kokku jookseb. Avise, solid. Väga sümpaatne vise. Noh, ja siin siis kohe näha lõunamaalt tumedate jalgadega Silver Koni. Ja läheb hoopis teissugust sellist liini pidi, et väikse annukaga ja ka greenit. Peaks olema küll, jah. Ja ainukene siis OB-s on siis Tõrvapoiss. Ja läheb kohe tarukalladega. Ründama ikkagi. Siin peaks OB4 juttu olema. Martinil senile 15 meetrit. Atsa. Ja, no ja, et sinna poole rollis. Ja Silver on ikkagi päris lähedal, et tema jaoks peaks olema see lihtne pördi. Ja, no ega siin on telepuul, ega siin ei ole lihtne putima minna. No jalatõuge oli nõrk, ma ütleks. Ja no Rasmus on juba teist päeva mängimas, et eelmisel päeval käis Hiiumaa meistrivõistlustel ja no täiesti fantastilise soos oli. Tegi 2 ringi -21 alla paari ja kindel Hiiumaa meistrivõistluste võit. Ja väga head ka PDK reitingud, et vaatame, kuidas on sellest pikast reisist taastunud, et see on üle vee vaja tulla. Jah, see on. Prammi peale pole väga lihtne saada, et pead järjekorras seisma ja äkki ei saagi peale. No, mine sa tea. Aga rada 2 siis, par 4 siin mingid muudatusi ei ole, nagu ka esimesel 180 meetrit ja Metsamaa läheb siis seda isokäte liini sealt üle metsa. No, vaatame, kas ta distantsi ka piisava sai või tuli sinna metsaserva. Tundub, et Martin mängib eeskätt sinna koridori ette või läheb lausa ründama seda koridori. Jaa, ei, täpselt. No. Mingid oksad said seal paremalt poolt, et kahjuks. Silver samamoodi eeskätt. No, kriipsvara. Siin on nii... No ei tea. Täitsa tundus, et üle sai. Vaatame. Samal läheb kõrgele. Tundub, kas nüüd läks... Ketas on kõrgemal kaameramees. See ketas on ai, juba. No nii. Malm sai ikkagi selle nurga, jah. Nüüd otsib, kust välja saaks. Suvase ketas. Ma arvan, teeb lay-upi, jah. Mõistlik otsus. Seal oli kallaku peal ka veel, nii et juba saab teist korda ka järgi kohe visata. 3. vise. Eest käsi ja kas on piisavalt? Ja kukkus seifi. Õnneks seifi, jah. No nii, Rasmus sai ilusti ikka täitsa piisava distantsi. Seal paremal pool on ka näha 50 meetri dokki, mis on sinist värvi. Ja Rasmusel peaks olema see lihtne pördi ja no nii on. Teist korvi järjest, et ütleme nii, et on taastunud praamisõidust. Kinu või leib ja viin. Või võttis väikse jäätise võib-olla. Jahutas, vaata. No, Silver läks sealt ikkagi nendest ukstest üle ja läbi viskama mingi sahinaga. Väga nõutud jäi vaatama. Ega hea kohti on selline kuusk on ees ja tal muud varianti vist ei olnudki seal. Esaul sai ka ikkagi alla platsile välja, et Rauno sealt lihtne Aiseri vise. Noh, päris täpselt ei näinud veel. No nii, kas Silver sai ikkagi OB uuesti. Ahaa. Teeb siit juba järgmist viset. Ei jõudnud sinna. Ei jõudnud. Ta vist äkki ei olnud kordagi sees või?
ta läks niisuguse Aiseriga, et ta pani taha pikaks sinna põõsasse. See võib küll olla praegu, jah. Martin putib parri. Ja ilus sooritus, aga napilt jääb puudu. Rauno ka nüüd. Pöördiputil, lingiga. Mis iganes ketas see on. Tundub, et putter ongi kehv kutter. Üle ääre ikkagi ei saa nagu. Rasmusel lihtne form. Täppin. No. See on jälle küsimus. Rasmus on hea soos. Siin läheb kiirrong eest ära. Kuule, aga ta äkki ei maganudki vahepeal, et pani sama sooja pealt. Võib-olla küll. Näe, juba on 3 viset kõigi vahet. No ütleme nii, et siin, kui ma riietuse peale jutt läks meil siin on ju, et siis Silveril kriips nagu suured nagu püksid natuke laiad on ju. Kellegi Rasmusel vist olid sokid nagu siin põlveõndlateni lausa ja ongi jah. No nii, Rasmus läheb seda põõsa ümbert ründama ja põõsasse. Nüüd siis 3. rada, par 5 on nüüd 30 meetrit pikem võrreldes vana layoutiga, ehk siis sel aastal Timo on viinud selle tiiala kriips kaugemale ja ei ole enam nii, et lähed sinna juba seda kurvi poole noolima, et siin ikkagi esimene on juba placement. Ja, et tõesti on teinud Timo siin mäetagusel üks 7-8 muudatust, mida kindlasti varsti ka näeme järjepanu, et ma ütlen tõesti, vana korvi puhul on lihtne täpp-in oli siin nagu, et või sul ei olnud või? Siin 3. No muidugi. Ei, sai võetud küll ikka, jah. Ja mõnikord isegi 3 unistatud, aga unistuseks ei jäigi. Ja Rasmul on esimese koobees ikkagi. Ja. Läks sinna põõsasse vist, et. Rasmusel esimene joobees. Ja näe, siin on eeskujulik just värsket niidetud, aga eeskujulik asetus teiseks viskeks. Sirge sinna kurvi suunas. No siin võib natuke öelda vaata, et nüüd kui sul ketas on, et kui sul korvas, et sa pead, kuhu sa selle jala pead tegelikult panema, et kui me oleme siin rääkinud nendest mänguliinidest, siis tegelikult sa ju mängid korvi, mitte nagu fairway'd. Et enamus mängivad siin ikkagi natukene kriips, jah. Kriips valesti, ütleme niimoodi. Võiks teised puulis ka jälgida seda. No vaata, Silver tegi kavalalt, pani kotikaamera ja markeri vahele. Aga tundub selline tuulevaikne ilm või on petlik see? Pigem ei liigu nagu. Pigem on selline 30 kraadi sooja ja päris soe nagu, et. Olin isegi sel päeval veel Alutagusõral, et oli päris kuum ja eelmisel 2 päeval sai ju tehtud ka seda Caddy Challenge'i videot, ikka täitsa õudus, kui kuum oli, aga tuli vastu pidada. Ütleme, siin ongi rahulikult, saame mingit muud juttu rääkida, et siin läheb poistel nagu aega nende visetega ja rada on pikk, et 5-6 viset teevad kindlasti, ma ütleks. No nii, Rauno on kohal. Rauno on pöördit, ma arvan, kui ta esimese koobees on. Ei olnud. No vaata, Silveril on siin hein on peaaegu sinna jalge vahele. Timul siin mehed veel paadi, milline roll tagasi. Ja nüüd Rasmus siis... Ja kas see nüüd tal peaks olema koos karistusega 5 juba? Vähemalt 5. 3. tegi sealt, 4. ja 5 kindlasti, jah. Martin. Tundub, et mängib siukse väga soliidselt selle raja ära, et ei mingid väga silmapaistvaid eksimusi ega midagi. Silver. Sealt sa ikka võis proovida. jah. No nii, nüüd peaks siis olema Rauno. Jah. Piirduputil. Kas saab kiharad? Ja see on see lingiga puttimine, ega see ei pruugigi üle minna, see link, vaata. Tõsta käsi kõrgemale. Tõsta jah, et lõug kõrgemale. No võt, siin nüüd marker läks natukene lohakalt maha, aga ei hullu. 3 parri ja. Ja Rasmus oli lihtne OB6 ja. Tegelikult OB6 eksides esimese viskega on ikkagi hästi päästetud. Väga soliidne. No nii, vana hea par 3, rada 4. Muudatusi on ainult nii-öelda kosmeetilisi, ehk siis ilusamaks on veidi tehtud seda pinnast ja... Ma arvan, et siit see esimene auk on ka tehtud natuke avaramaks. Kas on? Mingid oksad on nagu eest ära vasakult poolt. Ma viskasin puruks nendest. Puruks? Albert käis ka siin ennem, viskas paar oksa katki ja... Ega nii ta läheb. Jälle siuke lihtsad Aiseri jooned suhteliselt, et... See on jah selline, ütleme, tagameestele ikkagi õige joon. Ja see on isegi selline holari joon, ütleks isegi.
sina, vana tagakäe virtuoos, peaks ka ju sinna aerutama kohale. mina aerutan vabalt kohale siin. -hmm. Saan ikka sisse. Ai, Rasmuselt ka ilus, ma arvan, kliinid. No nii. Ja kus on Rauno? Siin on mingid Tarzani lood. Ma arvan, et Rauno on putil. No, liigutus on küll selline. Läheb teisel pool kaldas. Jälle see link, vaata, ega korvina välja ei jõua. Kett ei puuduta. Rõngast ei puuduta. Martin siis on seal geotekstiili peal. Ja madal. Ei, see oli isegi vasakul. Mõistlikult siuke safe play nagu. Sealt teha rolli saad, siis on ikka täitsa pahasti. Kliinid Rasmuselt. Lihtne pördi. Martin. Ei pannud väga mugavasse kohta ennast. Jah. No, loeme ära. Jah, ma ütlen need lihtsalt täppinid. Silveril on 2 ja lihtsad asjad. Noh, eks see on lihtne rada ka. No peab olema, et selliste tasemete meestega puhul ikkagi võiks olla ikkagi 2, äärmisel juhul 3. Just. Noh, siin ei ole muid muudatusi, kui et OB on siis korvi tagant tulnud natukene lähemale ja on veidikene see nii-öelda teine vise tehtud sketšimaks. Ja Silver natukene siin. Kriips läks nagu noolima. Ja kartlik selline, et äkki on OB-d sinna nuusutama. Rasmusele peaks olema selline lihtne tõmme ja oi kui ilus. Ja siin on distantsi ka. Väga rahulik tehnika, kõik väga kaunis. No, väiksed puusanõksud, õlad lahti ja tuts teele. Heipa hei. Heipa hei, jah. No see peaks olema seifis piisav. Jah, see on selline 100 meetrit korvini, ma ütleks. Martin. Väikse prill ees, et muidu tead, ei näe õigeid liine. No, laialt. Mis ta teeb? No, sai mingi puu siin, aga on seif. No see on jah, mingi 130. Läheb sinna, oho. Nüüd peab tagasi tulema. Tuleb. On seif. Ja, siin ikka oli piisavalt ruumi. 20 korvini. Rauno jäi ka seif ilusti. Ai! Selline viske asi on Arsenalis nagu. Ja, suurt. Siit nurgalt nüüd ei saanud täpselt aru, aga... Pigem green hit, ma arvan. Rasmusel on see lihtne asi, ma arvan. Täpselt nii ongi. Ja nuusutas. Mitme nüüd korda juba. Kuule, aga Silveri seifi. Jaa. Ikka päris hea distantsi. Aga on tal terav. Jah, aga noh. Ja pani ka väga terava. Laisk vise, ütleks mina. Väga laisk vise. Aga näed, siin juba tuult on. No ikka on, jah. Martinile surus ka vähe vara alla selle. Nii, Rasmus jälle pöördi putil. Peaks liin kirjas olema. On. Kaunis. Lati alla. Silveril natuke pikk. Ja ongi laisk vise. Mööda. Ots! Aga see oli... See ei olnud üldse laisk. Ei ole näinud väga palju Silveri puhul selliseid eksimusi, et täitsa üllatav. Ja mees on ise rahul. Raunal on siuke kergelt korvist kõrgem. No, link ikka läheb. Läks, noh. Esimene Pirko vist. Niimoodi jubeldab, et... Juba 5. korvil esimene Pirko. Ossa, ikka hoos. Esaul ja Metsamaa siis 2 Pirkot ja teistele parrid. Nii on. Täitsa hästi mängitud see korv. Rasmus oli juba 3 alla. Tempo on ikka siuke rekordi poole. No nii. Uus rada. 106, 195 meetrit. Siin on ütleme selline päris lai fairway, et esimene võikski olla seal, kus Rasmus on. Ja seal on tegelikult valida nagu lähenemiseks 2 koridori on paremalt tagakäega või siis vasakult eestkäega, et on jäetud nagu väga palju variante siin. Jah, et sealt metsa alt on nagu on koridor ja siis on see vasak, kuhu siis praegu seisuga tundub, et enamus nagu sihivad. Silver läks küll nüüd. Ikka jõudis sinna täitsa kohe päris õudsele distantsile, et selline purakas poisil käes. Vaata, mis Malm teeb. No, tuleb ka. Et tundub, et ikkagi nii palju, kui ma olen nüüd aru saanud, et ikka mängitakse seda vasakut koridori rohkem, et keegi seda metsa alla seda nii-öelda slaalomit tegema ei taha minna.
ja et ütleme nii isegi, et mida rohkem vasakul oled esimese viskega, seda parem, just. et on sul see avab seda fore koridori. rohkem fore koridori ja on võimalus ka tagakäiga, ma arvan, sealt ikkagi minna, et isegi siin on isegi 2 koridori, et noh, et üks on ühelt poolt puid ja teine poolt teiselt poolt puid. Just. Ja ma nüüd natukene eksis selle teise viskega, et sinna keskmistesse ja metsamaa näitab seda õiget ülevalt, kukuta sinna korvi koole ja korv on seal jah, seal kaskede vahel selline. On piisavalt palju auke, et sinna ilusti jõuda. vaata, kui jõudes kuni siis sümpaatne on see. oma esimesele. Ai, see skip oli nüüd kaugele. Kolmas vise minu just. Jah. Hea lähenemine. Jep, 4 ei ole paha siin. 4 ei ole paha. Kindlasti mitte. Metsamaa siis saab jälle proovida. Ja on olemas 4 alla juba. Väga suur kandidaat wildcardile, mis siin täna mängus siis on. Eesti meistrivõistluste. Mis siis toimuvad? Mis radadel? Variante saab või? Ida. Mis kuupäeval? 25 kuni 28 august. August, jah. Just nii. Ja radadeks on need täpselt samad siin. See on mäetaguse ja alutaguse rada. Rauno oli juba teine pöördi järjest. Kuule vaata metsamaa, see pole parrigi näinud veel. Ei ole jah. Ei meeldi need valged ruudud. Ja järgmine uus rada, rada 7. Par 3, 105 meetrit. Mulle see meeldib. Lihtsalt. Sirge koridor. Sirge. Selline väga mõnus ja kaskede allee. No, kriips jääb kangeks. Kangeks aga parajalt pikk, et pördiputil, ma arvan. Ma ütlen, et 2 uut rada, mis siin täiesti uut rada, mis Timo on teinud, et 6-7, et mõlemad on väga mõnusad. On. Kindlasti läks mitu kriipsu nagu meeldivamaks see 6-7 osa, et eelmistega on nagu raja moodi. Jah. Vaatame, mis siis Martin ka veel. Praeguseks Rauno sai väikse puuabiga tagasi fairway'le. Martin jätab kriips madalaks, aga tõmme oli hea, jah? Jaa, siuke 83 meetrit hästi, Martin. Siit saab, Rauno saab proovida isegi veel. Ja, noh, ei lenda see link ikka nii kaugele. Ei lenda, jah. Korra sai nagu tööl, aga ei kauemaks. See oli ülevalt alla. See oli ülevalt alla. No, hästi õljuma. No nüüd Silverilt korralik sooritus, et no täpselt 83 meetrit, Martin. Siin kohe näed, see tutt on 85 meetrit seal ees ja mööda. Nii, Rasmus ongi siis pinna haida tõenäoliselt. Ma arvan, et ta viskab sisse. Ahaa. Mul on tunne, et siit tuleb esimene parr. Võimalik. No, Silver tõstab siis parri sisse. Aga ütleme nii, et see sama uus 7 rada, et ega seal see parem pool, see OB on ikkagi päris lähedal ja vasakul on ka nagu ikkagi see koridor, mitte ta ei ole kitsas, aga ikka kui sa eksid selle fairway'ga, siis... Silver on esimese OB-s olnud. Nii. Ahaa. Jah, selles suhtes pigem tahaks vasakul olla, aga selleks, et sinna vasakul nagu heas kohas olla, pead sa vähemalt mingi 85 meetrit ära viskama. Et enne seda on üsna siuke Rootsi kardinad ja olin isegi seal selles Caddy Challenge'is, et seal ei ole hea olla. No eks sul see Caddy Challenge'is oli ka võib-olla see, et noh, et ega ei antud päris see ketas, mida võib-olla oleks tahtnud enne seal rajal. Seal rajal jah, ei olnud päris see. Aga sa mängisid väga hästi, parri välja. Ei, absoluutselt. Ma täitsa jäin rahule nagu selles suhtes ketast anti mis anti on, et ega ta ei saagi nagu teada 100% soove. Aga see, et ma olin ise nagu rahul, et nende ketastega ma suutsin nii sellise sümpaatse nagu ringi kokku mängida ja suuremaid vigu nagu vältida. Ja, et ma arvan, et teinekord ongi hea see, et visata hoopis teistsugused kettaid ja... Avardab, nagu ma ütlesin video lõpus ka, et avardab silmaringi ja paneb nagu teistmoodi mõtlema üldse igale rajale, et äkki võib-olla mängidagi nõnda. Oled liiga kinni nagu ühes asjas, et noh, ütleme nii, et mina mängin mäetaguse 18 korvist 16 rada avadrive'id millise kettaga? See oli see Excalibur. Mis värvi?
Kas see oli see mingi lillakas sinakas või? No ta on ikkagi puhas sinine, Eesti sinine. On sinine? See on see, okei. No lihtsalt meeldib see, et midagi ei ole teha. Vaja vasakule minna, vaja paremale minna, vaja on otse minna. Igale pool saan hakkama. Kuule, me pole vahepeal maininud, et mängime 8 rada. Mängime. Kõik on sama. Nii nagu vanasti. See on üks, jah, see on raske par 4, ütleme nii, et juba avamise peab sul olema väga hea, et see teine viisa teha ikkagi piisavalt kaugele. Pigem on siin par on ikkagi väga õnnestunud. No eriti veel nendes tingimustes, kui mulle praegu tundub, et ikkagi puhub nagu näkku tuul ja sa pead sinna korvile lähenema kogu see lage väli sul seal ees, et mis ma ütlen siis, eeskäevisetel see vastutuul nagu OB-ohtu ei kujuta väga, aga taguriga jah. Noh, kuigi väga palju need põõsad ja puud seal segavad niikuinii tagakäega sellele korvil lähenemistele. Ütleme nii, et kui sa ikka siin OB-sse viskad, siis oled ise nagu sitt. Et ega siin ikka lai on see ikkagi. On väga lai, jah. Assas saa. Martinil putiga. Kehpeksimus. Mis see nüüd on siis? Ei teagi, mis see on. Jaa. See tundus nagu oli, kas oli Justice või Judge. Et kui oli Judge, siis oli nagu putter, aga täitsa üllatav, et metsamaa puttis livedast plastikust ehk siis optoplastikust või blussil, mis iganes. Et see nagu ei püüa. Ja karistas ära kohe, vaata. Absoluutselt. Kohe paugi kirjas ja 3 jälle tagasi. Rauno heas tujus vähemalt. Tänab publikut ja nõnda on. No nii, vana hea Saare rada, hakkame keskpaika jõudma. Jah, ega Saare rajal on tehtud ka ikkagi muudatus, et see Saare osa on ikkagi läinud tunduvalt laiemaks ikkagi üks, võiks öelda 3-4 meetrit iga pidi, et... Ja vist tagant viis ta ka ikkagi metsa täiesti. Ja paremalt poolt on sellises ikka metsa ääres, et... Vasakult on eriti veel, seal on vasakul see üks lehtpuu seal nurgas, just see sama, mille üks ketas mööda lendas, et tegelikult selle taha nagu natukene metsa alla on ka viidud seda OB-joont, et sul oleks, ühesõnaga rajameistri Timo eesmärk oli tuua rohkem pöördisid ja parre mängu, sest liiga palju oli kas 2 või OB4. No eks Toni praegust näitas ka väga hästi kõigile televaatajatele, et kõik nägid ka näpuga viitas, et kus kohas see just vasakult poolt laiemaks on tehtud. Et mina küll nägin seda, kuidas ta näpuga näitas vaata seal, et kindlasti nägid ka televaatajad, et... No näe, link see ei tõuse kõrgele. Ei ole spinni, ei ole jõudu, noh. Muidu tugev poiss, aga nõrk. Nõrk. 2 meest täitsa tropparis, metsamaal jäi lühikeseks korvist, aga on green hit. Mida on putil juhtunud? Mingi ebakindlus tulnud sisse. No nii, ma neid tegelasi tean. Need farmud. Kihulased. Kihusid on ka siin, jah. Aga näed, ilus. Kas see oli vist Malmile esimene pördi või? Võis olla või? Kohe saame selgeks. Silver alanurka, et väravat kätte ei saaks. Ja Malmile esimene Pirko ja läheb sellega konist ühega mööda. Nii on. No nii, 10. rada. See nüüd on muudatusi läbi teinud ligi 10 meetrit lühemaks. 12, ma ütleks. Oli see 12, jah. 144 oli, jah. Oli vanasti, jah. Ja nüüd on siis korv ei ole enam nii kõrgel näiliselt, sest kriini on tõstetud. Ja näed, Martin läks sealt puude vahelt eest käega, tundus, et fleksis ilusti tagasi. Aga jah, et enam ei ole nagu nii surmaputt. Siin on ka eesmärk see, et julgetaks rohkem puttida. Vanasti visati ikkagi lay-up'i sinna liiga palju, et nüüd isegi 10 pealt ei ole see vaade enam nii hirmutav ja julged nagu rünnata. Ütleme nii, et see korvi ümbrus on läinud ka esteetilisemaks, et on tehtud kohe sellised 2 platood, et on selline 10 meetri selline nagu ring ja 3 meetri ring selline ilusatest kividest. Jah, et siin selle vahepealse pandeemia ajal on Timo ikkagi kõvasti panustanud siia Mäetaguse rajale, et on mitte ainult muutnud radasid, vaid ka teinud päris palju sellist nipet-näpet ilutööd. Jaa. No nii, nüüd siis... Mis sa teha siin ei ole? Üks õhtu siin natukene sättida asju ja ongi valmis. Viskad seemned ja... On sul jah, rada 6 valmis, rada 7 valmis. Tõstame 10. selle korvi natuke sealt lähemale. Poistega nihutasime kivipeits. Ta oli seal ju suusaklubis seal neid väikseid jumbusi küll, et noh.
maakasti pargitud. Vanasti oli sealt isegi siuke õudne puttida sinna otse üles. Ei no siis ei saanud üldse tavaliselt puttida, et see olid ju kohe otse korvi all, et nurk jäi ikka nii väikseks, et nüüd saab siin, tead, lühemgi mees saab sealt korvist ilma kivile astumata kätte. Jah, et ma ütlen, et vana korvi puhul oleks sina saanud tonki panna, see oleks elu esimene. Jah, eks ma seal paningi. Jah, et see on... Näed, nüüd enam nagu nii taevasse ei pea puttima, et on küll üles, aga ta on vähe mõistlik. Korralik putt, Raunolt. Rauno jah ei karda õnneks puttida, et ta ikkagi paneb selle tubli spinni sinna peale ja ei saagi aru, et kas... Mis asi see on? Ta putib? Kui see on Justice, siis see on ju hirmkange lähenemisketas, et ja samas kui see on Charge, siis ma ei saa aru, miks ta sellisest plastikust kettaga putib. See ei anna ju isegi mingit varianti kõikides seada. Kõigile põugid vaatasid. Täitsa üllatav. Täitsa üllatav, jah. No, see on nüüd midagi sinu jaoks, 11. Ei, no mis ta nüüd minu jaoks on, et aga jah, Tiiela on viidud nüüd natuke, päris palju paremale. Et see nurk on ikkagi üllatavalt terav, et olen isegi mänginud siin juba mõned korrad või siis üks kord, et selline ei olnud mugav, ütleme nii. Jah, et siin on 2 mängu, siis on tagakäe üleminev, mida poisid siin näitavad. Tundub, et Rauno oli jääb jälle kriips kangeks, ei vämta peale. Noh, ja ka samas teine variant on siis eestkäe haiser. Just. Ja kui sa lähed sealt nii-öelda suure kaarega, siis väga kavalalt kaitsevad Greeni ees need 3-4 mändi. Ja need kaitsevad, aga samas sa kukud ikkagi 10-15 peale ja saab putti proovida. Ja ei, tegelikult sa isegi pea haiseriga minema, paned otse nagu peale, et üle nende mändide ja kukub sinna ilusti sinna Greenile. Martin sai siis seal kohe ühe esimese kase, mis on siis üks niisugune suur oht. Üldjuhul ütleks, et tagakäe visetele, aga ta näitas ka seda teist võimalust. Ütleme jah, kui need männid seal maha võtavad, ega siis sa oled sellisel, Raunolt ilus sooritus vahepeal, et need männid jätavadki siin umbes sellise 10-15 meetri vahele. Rünnata ikka saab. Saab proovida ilusti. No ei, aga nüüd on midagi Rasmuse selle putiga nagu... Väsimus hakkab tulema vist. Vist hakkab jõudma kätte, jah. Võib-olla on see, tead, see ajavahe ka. Jaa, ajavahe ka muidugi. Ajad soonist teise. See ei ole lihtne nagu. Tuled siin ühelt saarelt, tuled mandrile ja hakkad kohe tegema, et ikkagi on vaja kohaneda. No ikkagi läänerannikult sõitis idarannikule, vaata. Ütleme, pikk reis. Mingi 6000 kilomeetrit või palju see on umbes, Ei tea. Ei tea, jah. No 12 rada siin ei ole väga midagi muutunud, et samamoodi hüssu teele ja... Jah. Seal ikka... vaja veits vajutada. Ma ütlen, et vanad aega eksperdina, et ilmselgelt lähevad juba liiga madalalt siin, et siin tuleb ikkagi vähe kõrgemale visata, et Rasmus juba vaatab nagu õigetesse kõrgustesse. Võt niimoodi. Teine asi kohe, et sa ei... Ikka... Kriimil peaks... 10 joone peal, jah. Tolmas seal, tolmas. Jah, Silver läheb natuke madalalt, ma ütlen, et... Oi, pullikas. Jah, läks küll madalalt, aga jõudis kohale, Palun vabandust. Saab ka madalalt kohale jõuda. Ülarauast. Nagu kuidagi siukene puulkõva üritus oli, et ei andnud nagu seda õiget suunda. Ja Rasmus ikka ei leia neid kette. Ei leia. Sees jälle. Vot siin on putikindlus. Ma arvan, et Rauno võttiski nagu Space Jamis, võttis Rasmuselt need võimed ära, katsus ta putterit. Palun väga, Ma arvan, et siin on mingi Space Jami teema. Jaa, nüüd on viigis minu arust, et oli 2 vahe. Ja siit Silver. Ilus pullika putt ja 2 kirjas lehvitab publikule seal männid ja vennad, et... Ja Rasmuselt täitsa uskumatu 4, et 3 pougit 5 rajaga. Et tuleb siin uuesti kokku võtta, et Esaul hakkab tal liidriohjasid käest ära võtma. Rada 13 võib tunduda, et midagi ei ole muutunud, aga tegelikult on. Tegelikult on.
tundus nagu, et pisa on samast kohast, aga 8-9 meetrit. tiial on jah 9 meetrit viidud tahapoole. ütleme nii, et nurk on jäänud väiksemaks, kuna tulevad mängu need samad esimese männi need oksad. Lagi on siis... Ütleme jah, et see koridor on väga madal, ütleme, et. Tagakäemängijatele nii-öelda sellist haiseri joont ei ole enam nagu väga üldse, et täitsa otse pead peale minema. Et kõrgust nagu ei saa, seal ülepõõsaste võimalus on täitsa ära võetud. Aga samas ütleme, see 100 meetri tokk on seal just täpselt selle esimese suure selle põõsa, ütleme juures, et. Suht kohakutti, jah? Jah, suht kohakutti, et kui sa ikkagi sinnamaani välja viskad, et siis see teine vise peaks ikkagi nagu suutma ikkagi välja visata, et vaatame, et liiga peale. Kriips peale ja see on obe ohtu. No jäi sisse. Martin tundub, et ongi 100 meetri tokkis kriips ees. Ja kas läheb teine eeskäsi juba üle? Ai. No see... Kaks varianti, kas liiga lahe ketas või liiga tugev käsi, vaata. No eks tal seda jõudu on ka. Ja nüüd viib Rauno oma ka sinna. Et siin tuntud ilmaeksperdina ütleks, et on paremat vasakule tuul. Jah. Ja Silver siit kuskilt Mutionu urust. Ja kaubeesse vist tundus. Mul nüüd praegu prill oli udune korra, et... Ja no Rasmus, see on kaalikas. Siin ei antud isegi võimalust. Martin sama koha pealt suhteliselt. Teisele poole. Lippad ja loppad. Jah, võiduväljaku tuvi. Absoluutselt. Nii, Rauno paneb kindlasti alarauda. Vaata nüüd. Hopsti. No ei puuti. Ei saanud isegi seda. See oli nagu Marko Kivi 4 pealt. No, Silver. No, oli OBS, mulle tundub. Ei. Ma arvan, et see oli pöördiputt praegu. Vaata, kus lehvitab, on rahul. Ei. Ma arvan, et on OB4. Mulle tundub. Okei, see oli jah, võib-olla. Tundused meeter sees. Kusjuures, kas siin ei ole mitte ka tagumist OB-t toodud natukene kokku? On lähemale toodud. Ei ole nii suur enam see green, et natukene peab see täpsem olema. Ja palun väga, kõik OB-s käinud korra. Silver oligi, OB4. Silver on 3. Metsamaa Esa on viigis, jah. Tige andmine. Rada 14. Mingeid muudatusi teile ette kanda ei ole. Võite täitsa tuulest lähtuvalt mängida oma vana mänguplaani. Võt see on väga kaunis ise. Siit muidugi nüüd korvi ei näe, et kaamera käes hoidev isik peab natukene kasvama. 6 meetri peal määrat oli. Rauno ründab seda 15. tiiala. Jah, ma arvan toobe. Martin. Kui ta jõudis nii kaugele. Ai, see on minu masti ees. Niidab tolmu. Sinu masti ees käsi. No on juhtunud paar korda, et lähen siin madalalt. Samas vaata, Mari-Liis andis mulle üks ketta panin pikaks. Pikaks OB-sse. Ja võt see on flex. See on natuke nagu lühike äkki või? Ei tea. Siin Martin oleks nagu mingi uue pinnase peale jõudnud, et ülejäänud on kõik murru, aga ta leidis kuskilt mingi siukse liiva välja. Ja ei, Rauno jäi ikka safe ilusti, jah. Safe. Aga no ütleme nii, et vaated ei ole siuksed kõige paremad. Jah. Aga mängib ilusti välja ja... Greenile sealt viiekas puttida. Jah. Martin on... Jah, siit on 4 jutt. No, kui nüüd sealt ära putib, sealt putib. Rasmus OB või? Ei ole, ma arvan, ikkagi safe. See on vist liiga kaugel jah, et sealt sisse nii palju ei võtta. Atsa, lõpuks leidis oma võimed üles ja... Tundub emotsioonist ka, et oli rahul, et lõpuks sai nagu kätte. Nii, Silveril on siin putteriga vähe. Ei tea, kummaga panna. Ma pani selle neoonsega. No tundus see nagu ebakindel olek, et üks putter käes, teine maas vahetab ja siis teeb sellise veel ebapleva. Aga vaata, ta on selline koht ka, et siin sa oled kriips korvist kõrgemal ja ei ole siuke mugav, et sa pead alla poole puttima ikkagi. Kogenud mängumees võtaks põrvele sealt, et... Nii. 2-2 oli siin. Jaa. Rada 15, täiesti uus rada. Kord toodud sealt ülevalt mäelt selle, kus ma ütlengi siis? Künka Arjale. Ja meil on ka siin Hazard. Üks Hazard oli siis seal, kuhu Silveri ketas nagu suundus, et seal on selline nagu paun
paremal pool jah. Ja, mis lõpeb nende madalate põõsaspuudega. Need on õunapuud. Ja see tundub, et läks ilusti üle. Et see parempoolne paun algab seal 80 meetrist ja lõpeb umbes 110 on ju. Ja ütleme nii, et ega see fairway on selline kui pikk viga. Aga see fairway tuleb ta selline sinka-vonka jookseb sealt vahelt, selline nagu soolikas, et see vasakult poolt olev hasard hakkab ka juba nüüd seal nibin-nabin mängima. Minu arust on Martin on. Ja on hasardist. Et näete, et siin vasakul pool on ka ikkagi hasardreegel. Ta jookseb sealt, see vasakpoolne hakkab siis kuskil 90 ja 100 meetri kandist ja jookseb diagonaalis sinna jõudis parempoolse OB juurde, päris kaugele välja. Just, et Rauno siin paari metriga saanud seifi. Ja see magus. Ja pange soe piim ja ma arvan, et pange rosinad ka sisse veel ja külm piim, soe piim. Et sa sooda ikka. Siukse kuuma ilmaga ei saa ju juua külma jooki. Õige. Jook peab olema täpselt sama temperatuuriga, kui on sinu see kehatemperatuur, et siis sa ei hakka higistama. Just täpselt. Mida rohkem külma joon. Ma natuke tean neid asju, et kõige hullem ei olegi. Võib asja saada, kui jaanipäev ära ei võtame. Käisin muusika Kalafuur klassis. No, nüüd siin hullunud fännid jooksevad kontrollima. See on hasard. See tundub olevat jah hasardis, et siit praegu spin-bot ja atsa! Ja rolli. Mõniks tossud on sul mudaseed. Jah, Martin nüüd. Ai, see on niuke pool surmapott. Martinil täna see putt ei ole nagu üldse kuidagi jooksnud. Teades jah, tuul või mis ületreenitus siin terve nädalavahetuse tegi trenni. Nii, Rasmuselt kindel 3. Raunolt ka 3 putt. Oi, vaata, kus on kõva tuul. Atsa! Tahtis naba pluusiks teha tal juba selle vaata. Kindlad siuksed tutsud. Ei, magusad jalad on Silveril. Lõunama inimese jalad. Pimestavad. Tulevad küll Malmiga suhteliselt samast kandist, aga üks on nagu kontoritööl olnud ja. Aga jah, 2 pirkot, 1 parr, 1 pougi ja sõidame edasi 16 rada ja oi, on see alles magus saiake. Jah, siin on ka tiiala muudetud, toodud rohkem tagasi ja vasakule siia selle põllu juurde. Ja siis, kus seal vanasti täpselt, kus see ketas maandus seal nende 2 männi vahel, et seal oli vanasti OB, vaata jooksis selline. Siis nüüd see OB on ära võetud. Ehk siis sealt, jah, kus see murusem kallak on, et sealt jooksis siuke metsa, no see oleks OB-s on. Ja see oleks OB-s, aga Raunol on kindlasti seifi ja seal on ilusti uus vasakpoolne koridor tekib sinna paar puud maha. Sealt näeb ka korvi, kui hakkad tiialat jalutama, et täitsa huvitav rada on. Et midagi ei ole öelda ja vaata, kus Silver nüüd pani sellise puraka, et pani sinna paremale OB-sse. Mind natuke häirib see rajal, et see tiiala, et tee siis tiiala veel too taha poole natuke, et päris paljud tegelikult viskavad ikkagi sellest tiiala tagumisest osast. Ka mina viskan sealt. Ka tagakäiga minnakse, ütleme siis, et too siis see tiiala sinna tõesti natuke veel. Anna jooksuks ruumi. Jah, et nii, see on OB. Ei ole. Katsu kui jälgida lihtsad asju. Ei ole ju keeruline. Ära tõrele kohe niimoodi, ei saa niimoodi. No see ei ole OB. Ei ole. No võt, 8 veel. OB 5 putib sealt ja kõik hästi. Ja näe, Rasmus teeb alles teist sealt. Rasmuse esimene vise oli nii... Tead, mul on mõte siin selle rajaga, ma ei tea miks, et mulle natuke see ei meeldi, see par 4 millegi pärast nagu. Et pigem äkki teha par 3-ks, et tuua see tiiala sinna samasse kuskile, kus vanasti see või siin nagu otse viskaks ja panna see korv siia mäe künka peale. Otse kuskile sinna. Siia otse jah niimoodi, et siis saab minna proovima. No ma ei tea. Ma ei tea, eks vaatame ka. Meil on siin aega Timoga rääkida. Timo siin. Nii. Siuke pool proov, et vaatame, kas Silver keeranud mütsi tagurpidi. Atsa, OB6 tuleb siit. Tõstabki sisse siin. Ja ilmselgelt ei ole
meelitatud. See wildcard on tema käest libisenud. No Rauno on mängus, Rauno mängus, Rasmus mängus. Ja no Martin on Martinist ei... Vaatame kohe, minu arust on ka nipet-näpet ikkagi. No Silver on pigem lähemal kui Rauno või Martin. Martin on ikka, jah. Martin on mängust väljas, aga no ütleme nii, et Silveril on ka 2 rada minna ja 4 on vahet Rasmusega, et siin üks peab õnnestuma ja teine peab ikkagi komistama. Ja, et Rasmus on suht safe hetkel. Muidugi ei tea ka, seal on ka veel teisi mängijaid, on ju. Me näeme siin jah ainult ühte nelikut. Aga tundub, et need on päris hea nelik on nagu, et... No nii, Rasmusel kandis vähe sinna vasakule. Ainukene muudatus, mis siin rajal on tehtud, on see, et see parempoolne OB teeb väikse siukse lisajõnksu just selle 16. raja muudatuste pärast, et ta ühes kohas siis selle raja jaoks on OB natukene kitsam. Ja ta teeb siukse pauna seal poole peal. Selge. Et ehk seda kaamerapilt ka näitab, kui all keegi teeb järgmist viidet. Vaat, Silver nüüd. No, kui tagasi ta tuleb, siis peaks olema küpa peal. Hoidis otse minu arust. Ja see oli õige ketas selleks rajaks. Martin. No, see tundub juba siuke soliidsem. Atsa, näe. Ja nüüd tagasi. Natuke liiga vara. Veits liiga kõrge oli. Ja vara ka. Ja näe, siin näha ongi nüüd, et see teeb siukse pauna. OB-dokid jooksevad sinna Rauno selja taga ja siis teevad kaare tagasi. Silveri pole midagi muutunud. Korvi ei puuduta. No ma ütlen, kui sa putid ikkagi nii lähedalt, siis võiks ikkagi nagu instrumenti tavada või kas või üle korvi saata siis, et no nagu näiteks. No ikkagi, et annad lootust. Ja just. Alt läbi siis ei saa. Nii rõõma nii mjästa seal ida pool. Veel meist ida pool. Skippab sisse, Rauno pikaks pannud, aga ma arvan, et kohe näed, kui sa liigutus oli... Nüüd on linki tööle saanud. Tõrelesime vaata temaga, pani kohe lingi tööle ka. Kuulas. Nii, Martin sees. No vähemalt comebackeri pani ära, et annad kõrgust natukene ja võimalust. No nii, ühene vahe Rauno Rasmuse vahel. Ja no teadagi, 18 rada. Siin Mäetaguse discgolfi pargis on ju ikkagi legendaarne, et siin võib juhtuda kõike, et võid võtta iigli ja võid ka võtta siin mingid tumepunasemaid. Ja, et paistab, et tuul on natuke vastu. Atsa ja vaata, nüüd tuleb tagasi. Ei tii. Opadi. Ja seal puude all. Ma arvan, see on 15. 25. 15 ta päris ei ole, aga noh. Arvan, see oli see puu, okei. Praegu ma ei vaidle. Nii. Ma veidi väsinud ka siin. Ai, Rasmus liiga kange kettaga vist tundub, minast ei tule välja, ei tulegi. Läks sinna harjutuskorvi ründama. Ta nagu kuidagi... Kas ta ikka teadis, mis korvi mängitakse? Arvasid siin ka muudetud? Jah. No, Silver ka paneb hästi fleksib, aga tagasi ka jõuab. Jõuab, vaata. Ai, töötab. No ja see on ilus väike kivi juures seal. No see on 15 peal. Okei. No nii, ja Martin miskipärast ees kätt. Kas läheb safety mängima? No, fleksib. Kas skipib? Ei, seal on Timol on seal siuke klepekas muru. Vaata nii, Rasmus nüüd olid OB-sed ja Rauno on seal päris lähedal. Jah, et nüüd Rasmus peab ikkagi suhteliselt lähedale korvile viskama, et siin OB4 päästa. Jah. No nii, ja Martin ka siis ei saanud skippi. Läheb eest käega, tundub, et on päris ilus kaar, kas ka distantsi sai. Ma arvan, mis teeb lühikseks veits. No, ütleme nii, et kui Rauno siit ära paneb, siis võtab 2 viset kindlasti Rasmuselt. Jah. No, vaata nüüd annab võimaluse. Ai. Aga moodi. No just. Pane sisse need lihtsad asjad. Miks mitte proovida? Martin. Jälle annab võimalust. Aga oi, nii et comebacker on sealt puu alt. Vaat see on 15 peal, vaata. No. Jah, nagu vahe. Mis ta teeb? Paneb mööda. No jälle. Anna võimalust. Pane kõrgemale. Nii, Rasmus on pikaks pannud lausa lähenemise selle tropperist, et siit on nüüd vaja ära panna. Ja on olemas. OB4. Nüüd kui Rauno tabab, on nad viigis.
ja no siis tuleb vaadata, mis ülejäänud jah, võistlejad on teinud. Praegu seisuga. No, kolised väga hästi seal tagasi. toob hästi. Lehvitab, on rahul. Kellele sa lehvitad seda? Jah, kellele sa lehvitad? No nii, mann ka. Alla nurka, et väravat kätte saaks. Ja need Raunol ongi sees ja -3 mõlemal. Nüüd, mis juhtub? Kas ümber mängimine või on keegi kuskil teinud veel midagi tugevamat? Ahaa, ümber mängimine. Ongi. ZTP. Sade. Sellise asjaga. No, ühest viskest. See on ju kindel teada, kellel ei lähegi. Ahaa. Oi, kui kaugele. Oi. Noh, ja Rauno. Ja ZTP on ju OB ei mängi, vaata rolli ju. Oi. Noh, siin jah, ei ole vist rohkem küsimusi. Need vist. Ja nii ongi. Ja siin ongi võitjad, kes said siis meil Ranno Kannel, Küllis Troo, Marko Kivi ja Rasmus Metsamaa.